Aga nüüd meie esimese loo juurde. Täna on Eestis 3 moodsat vanglat, ehk ühtekokku umbes 3000 tänapäevast vangla kohta. Kuid vange on vaid 1500. Tuleb välja, et Tartu vangla, see esimene uutest, on hetkeseisuga justkui üle. Mida sellega siis teha? Hoida, lammutada? Õhus on lahendus. Majutada Tartusse Rootsi kurjategijad. Kui kohalike vangis hoidmine maksab riigile umbes 3500 eurot kuus, siis Rootsi riik maksab omade kurjategijate siin pidamise eest 8500 ja nii teenib Eesti riik aastas 30 miljonit eurot. Tubli äri justkui, ent see plaan tekitab väga vastakaid reaktsioone ja arvamusi. Mis jama nende rootslastega siis ikkagi on? Kui endise justiitsministri Urmas Reinsaluga võtta jutuks palju kõneainet pakkunud plaan majutada peagi tühjaks jäävasse umbes 1000 kohaga Tartu vanglasse 600 Rootsi kurjategijat, on terav kommentaar kiire tulema. Kui ma oleks Rootsi minister, ma oleks minu positsioon võimalikult palju kõrgohtlikke kurjategijaid saata Rootsist välja. Tänane justiits- ja digiminister Liisa Pakosta loetleb rahulikult ette punkte, miks leping rootslastega on pigem hea. Maksumaksja võidab kõigepealt umbes 12 miljonit eurot aastas, mis muidu läheks tühja hoone ülalpidamiseks. Teiseks 400 peret saavad tööd ja leiba. Ja kolmandaks meie siseturvalisus kasvab, sest meil on rohkem inimesi tööl Eestis, kes on siseturvalisuse professionaalid ja iga päev selles valdkonnas töötavad. Aga Reinsalu ei näe ses lepingus Eesti jaoks midagi head. Nüüd Eesti vaates on see rumal ja ebaküps mõte. See on, ma arvan, meie riigi nii-öelda brändile või mainele. Me tahame olla digiriik, edukas riik, aga selle asemel oleme kõrgohtlike kurjategijate ladustamispaik Euroopas, tahetakse brändiga kujutada. Ma arvan, et see ei vasta meie strateegilisele huvile. Ka teine omaaegne justiitsminister, julgeolekuekspert Andres Anvelt, on lepingu suhtes tuntavalt skeptiline. No mis meil selle vastu saab olla? Esiteks ma ei ole kindel, et see raha, mida me sealt teenime, on nii suur, et me neid riske, mis hakkavad meil tekkima, suudame ära majandada. Ma julgen öelda seda, et kuritegelik foon võib kõvasti muutuda. Sellepärast me seisame silmitsi meile täitsa teistsuguse kontingendiga. Me teame seda, et Rootsist ei tule meile mitte rootslastest kurjategijad, aga tulevad need, kes nendele peavalu teevad ja see enamus on kõik organiseeritud kuritegevus. Ta on väikestes etnilistes gruppides, keda me ei tunne. Rootslased ise ka ei tunne, mis pärast nad ei julgegi minna mõnesse linnaossa nagu Uppsalas Mälmas näiteks sisse, nad ei tunne seda. Rootsi poolt vaadates on asi selge. Neil on hetkel 9500 vangla kohta, kuid üle 11 000 vangi. Kuna kuritegevus on sealmaal plahvatuslikult tõusnud, prognoositakse 10 aasta pärast vangide arvuks 34 000. Ühesõnaga, neil seal on vanglakohti totaalselt puudu ja meil on neid kõvasti üle. Me ei oleks seda teekonda üldse ette võtnud, kui me ei oleks kõigepealt saavutanud kindlust, et me suudame seda teha niimoodi, et Eestis siseturvalisus mitte ei halvene, vaid paraneb. Teiseks, et see on Eestile majanduslikult kasulik ja kolmandaks, et see tõesti annab meie inimestele siin tööd ja leiba, tagades samal ajal täieliku turvalisuse. See on ametniku jutt. Oleks ma täna poliitiks, ma räägiks võib-olla sama juttu, eks ju. Aga enne kui vaidlusega jätkame, vaatame, kas ja kuidas on Tartu vangla Rootsi kurjategijate vastuvõtuks valmistunud. Nii. Saan aru, et sinu elu muutub varsti üsna kõvasti, jah? Jah, selles mõttes, et meile tulevad siis uued kinnipeetavad ja siin eluosakonnas on siis kõik käepärane olemas, ka siukene vaba ajas veetmisruum, kus kinnipeetav saab siis oma toiduaineid hoida, käepärast toitu teha, kõik selline väike. Me toidame neid 3 korda päevas, hommik, lõuna, õhtu, aga ikkagi inimesel on teatud muud vajadused, hüved, mis ta tahab, siis ta saab poest osta ja siin toitu valmistada. Ja siis toiduvalmistuse käigus saab ta teiste kinnipeetavatega suhelda. Ajalehte lugeda, juttu ajada, malet nardi mängida. See nurk ikka jääb ka. Keegi spontaanselt tahab lõuga tõmmata, siis ta saab oma selle lõua tõmmata. Ükskõik, oled sa rootslane, oled sa eestlane, meessoost isikule meeldib sporti teha.
Aga siin nüüd, kas ma saan aru, et ikkagi igapäevaselt on nii, et kõik need uksed on lahti, inimesed käivad vabalt ringi? Jah, vastab tõele. Kui tulevad Rootsist vangid? Režiim on sama. Mõned mööndused tuleb siiski teha. Kindlasti on küsimus, et mis saab suitsetamisest. Absoluutselt. Me tõesti võimaldame Rootsi kinnipeetavatel, aga ka Rootsi ametnikel, kes Eestisse meil siia vanglasse koha peal tulevad, nikotiini tarvitamise. Eesti vanglates ei tohi ammu ilma suitsetada. Kas siis rootslased võivad? Me lubame neil nikotiini tarvitamise, aga mitte suitsetamine. Nikotiini tarvitamise all ma mõtlesin seda, et me võimaldame tubakavabade nikotiinipatjade kasutamise. Aga see ei ole ilmselt põhiline. On ikkagi veel midagi, mida tuleb totaalselt teisiti teha nüüd võrreldes sellega, mis Rootsis toimub. Eestis, kui kinnipeetav paneb toime distsipliini rikkumise, siis me saame karistada teda alates noomitusest, lõpetades kartserisse paigutamisega. Nüüd Rootsi vangide puhul me saame rakendada ainult noomitust. Kartserisse me teda panna ei saa. Lähme kambrisse. Lähme vaatame. Nii, et tegemist on siis tavalise tüüpilise kambriga. Tartu vanglas on kõik kahekohalised kambrid, kus siis 2 kinnipeet olla. Kinnipeet on oma voodi, oma kapp, tool, laud, telekalus. Rootsi kinnipeetavatel tulevad telekad kambritesse. Nendel on juba süsteem annab. Juba süsteem on niimoodi, et nendel on kambris telekad olemas. Ja mis ta veel annab neile? Raadio? Raadiot pole vaja, raadio on meil seina peal olemas iseenesest. Siin on antud hetkel on meil 4 erinevat kanalit, on ju, siis saab valida. Zolotoi fond ja Elroni palvel siis me vaatasime oma... Olgu režiim ja riigikord, milline iganes, vangla nõud on alati plekist. Hügieeni mõttes neid on kerge pesta ja nendega toimetada. Rootslased söövad samasugustest plekkaussidest. Samasugusest kaussidest, jah. Ja ei mingit kahvlit, ei mingit nuga. Jah, lusikas, jah. Me oleme rääkinud, et rootslased tulevad, te tegelikult olete ju aastate jooksul välismaalastega töötanud pidevalt. Välismaalaseid, võõrkeelt rääkivad isikuid, need on meil kogu aeg. Et kui sinnamaani välja, et meil on 400 kurjategijat, et keeleliselt hakkama saamine ei ole meie jaoks võõras. Meie inimesed on väga leidlikud ja saavad igas erinevas olukorras hakkama. Eestis on hetkel nii vähe kinnipeetavaid, et Tartu vangla jääb tühjaks. Rootsi riik oleks valmis miljoneid maksma, et omad vangid Tartusse tuua. Aga miks endistele ministritele see plaan ei meeldi? See kätkeb endas objektiivset julgeolekuriski, sest Rootsi on ju selgelt deklareerinud. Ta kavatseb siia saata vägistajaid, tapjaid, kõrgohtlikke kurjategijaid, kes ei ole enamuses integreerunud Rootsi ühiskonnaga. Need on Araabiast kuskilt mujalt tulnud inimesed, kellest Rootsi ühiskond soovib lahti saada, vähemalt vangla karistuse ajaks. Nad ei ole keskmisest ohtlikumad. Rootsi ei saada Eestisse vange, kes on näiteks karistatud terrorismikuriteo ees, kes on radikaliseerunud, kes on endale või teistele ohtlikud, kes on psühhiaatriliste probleemidega. Neid Rootsi ei saada. See ei ole see sihtgrupp, kes Eestisse tuleb. Kuidas neid ikkagi rahustada, öelda, et see kuritegevus ei välju nende müüride vahelt kuhugi? Esiteks need Rootsi vangid ei vabane Eestisse, nad ei lähe avavanglasse, nad ei puutu meie vangidega kokku. Aga veelgi olulisem on see, et enne kui välisvang Eestisse saadetakse, peab Eesti kohus selle otsuse tunnustama. Et jah, oleme okei sellega, et ta siia tuleb ja meie siseriiklikud julgeolekuasutused teevad veel oma taustakontrolli nendele vangidele. Ei piisa ainult sellest, et Rootsi ütleb, et me saadame, vaid meie oma enda politseiametnikud kontrollivad tausta ära ja usaldage vangla sisejulgeoleku tööd. Endine justiitsminister Andres Anvelt, kes on teemad ka Rootsi televisioonis teravalt kommenteerinud, lisab veel ühe aspekti, nimelt kinnipeetavate külalised. Nendel inimestel on lubatud kohtuda, nendel inimestel on lubatud edasi pakke anda, lühiajalised, pikaajalised kohtumised, mis näeb seda, et kui meil on 600 vangi, siis aastas me näeme vähemalt paar tuhat külastust siia. Et on oht, et Tartu vangla ümber tekib samamoodi mingisugune kontingent. Inimesed hakkavad seal käima. Tartu linna kriminogeenset kogukonda Tartu linna tänavatele kindlasti ei lisandu. Selleks on võetud tõesti kõik sammud ette koostöös siis politsei ja kaitsepolitsei ametiga. Meil on kõikidele külastajatele taustakontroll. Kui me räägime taustakontrollist, siis mul on küsimus, kui see nii tugev seal Rootsis on,
miks nendel on siis selline probleem, et nad on Euroopas praegu esirinnas vägivaldsuse kuritegevuse poolest. Tähendab seda, et nad ei suuda kontrollida oma riigis, nüüd jagavad seda meile ja me võtame endale mõnekümne miljoniga siis endale lisatööd. Lisatööd ja lisaprobleeme. Lisaprobleem kindlasti. Nüüd Rootsi vangidega on sedasi, et meile ei saadeta vange, kellel on lähedased pereliikmed Rootsis. Et arvata nüüd, et kui me paigutame Rootsi vangi Eestisse ja nüüd hakkab tulema, ma ei tea, Albaanias, Marokot, Itaalias, Belgiast, Norrast massiliselt külalisi siia, ei hakka. Lisaks näidatakse meile juba kasutuses olevaid vidinaid, mille abil saab vanglas karistuskandev isik suhelda kaugel olevate sugulastega. Selline näeb siis välja tahvelarvuti, mis on kinnipeetavatele vanglates kasutamiseks. Kui tal tekib soov suhelda oma lähedastega, siis talle antakse see tahvelarvuti või kuidas sellega on? Kõigepealt peab kinnipeetav esitama oma kontaktisikule taotluse, et ta soovib siis oma lähedasega teostada videokohtumist ja määravad siis üheskoos ka aja. See on ikkagi konkreetne kellaaeg, konkreetne aeg ja konkreetne siis mingisugune hulk minuteid, mida ta võib siis kasutada selleks, et suhelda. Just. Järgnevalt osutab Anvelt veel ühele valulisele momendile. Eesti kuritegevus, nii nagu 10 aastat tagasi, kui me olime eufoorias, et kuritegevus kukub väga kiiresti, on taas tõusuteel. Tõusuvad vägivallakuritegude arv, varavastaste kuritegude arv. Ehk et seda vanglat läheb meil endal vaja? 100%. Kui me muidugi ei tee sellist kosmeetilist trikki, nagu praegu meie justiitssüsteem teeb, et me hakkame oma kurjategijaid siis automaatselt poole pealt välja laskma. Ja kui me tahame jätkata samas poliitikas, nagu meil oli aastaid tagasi, tänu millele meil kuritegevus langes, et me eraldasime kurjategijad üksteisest. Kui me nüüd anname ühe vangla ära, mingil hetkel meil omal kuritegevus hakkab tõusma, kas me hakkame jälle neid kokku panema? Tegelikult on ministeeriumi ametnikud muidugi osutanud, et see suur diil ongi vajalik selleks, et hoida rootslaste vangide ja rahadega Tartu vangla töökorras puhuks, kui meil kuritegevus taas kasvama hakkab. Täiesti irrelevantsed argumendid. Kui me mõtleme terve mõistusega, meil on puudu täna politseinikke, meil on puudu täna kaitseväes olevaid inimesi ja tegelikult neid kohtulikult karistamata terveid, sportlikult, füüsiliselt heas vormis olevaid Eesti kodanikke, kes võiksid olla nii-öelda militaar- või julgeoleku valdkonnas, nendest on meil tõsine defitsiit. Ja siis me seome hoopis vastupidi sadu inimesi nende vägistajate mõrvarite valvamiseks. Valitsemise mahtu tuleb riigis vähendada, mitte suurendada. Et kui me kujutame ette, et me saaksime Aafrikast tuua 1 miljon vangi ja öelda, et see ongi Eesti Nokia. 1 miljon vangi istugu siin Eestis, me kõik eestlased tegeleme ainult nende mõrvarite ja vägistajate valvamisega. Et selle teooria järgi võiks öelda, et see on majanduslikult efektiivne. Tegemist on ju jaburusega, iga terve mõistusega inimene saab aru. See on läbimõtlematu projekt, mille puhul on lihtsalt elukogemusest on napi need inimesed, kes otsuseid langetavad. Ja mina võtan seda kui uut sihukest väljakutset ja seda on ka paljud praegused Tartu vangla ametnikud, et see on midagi uut ja huvitavat nende jaoks. Ei mingit hirmu. Segaste aegade ees, keerulised olukorrad. Keerulised ajad olid siis, kui me rääkisime üldse Tartu vangla kinnipanemisest, et siis oli segased ajad. Täna me näeme, kuhu poole vanglasüsteem liigub. Meil on võimalus pakkuda renti ja seeläbi siis inimestele ka töökohti. Et pigem ütlen, et inimestel on see teadmine, et see on uus võimalus. Võib vägagi juhtuda, et seda suurt lepingut, mis toob Tartusse Rootsi vangid ja miljonid eurod, ei sünni, sest Rootsi parlament peab selleks tegema põhiseaduse muudatuse. Väga vabalt võib kerkida poleemika, et kas oma inimeste mujale kinnimajja saatmine on Põhjala riigile ikka kohane. Samas kuritegevuse tase on neil seal aina kõrgem, vanglakohti aga kriitiliselt vähe. Saame siis näha.